Nüüd on mul au kutsuda lavale meie väliskülaline Brüsselist. Sita Kurmai on sotsiaaldemokraate ühendava organisatsiooni Naiskogu Best Woman president, kauaaegne Euroopa Parlamendi liige ja ta räägib meile palgalõhest Euroopast lähtudes ja kuidas Euroopa vaatab palgalõhe probleemile. Nii et see on meile hea taust võrdlemaks oma situatsiooni Euroopaga. Aitäh, Sita Kurmai. Ja Sita Kurmai esitab oma ettekande inglise keeles ja meil on organiseeritud järeltõlge. You know, this is the wish parity, one woman, one man. So this is the way that, you know, it's so important to be here. And I just would like to greet your party leader, whom I'm very thankful that you had at least 2 women and 2 men at the top. Tervist! Sita soovib alustuseks tervitada meie erakonna esimeest ja ühtlasi mainis ka ära selle, et see peaks olema viis, kuidas me neid ettekandeid teeksime, et on üks mees ja üks naine, aga ma siin lisan veel ka juurde, et kuna see on selline suuline tõlge on alati mõnes mõttes nagu looming, siis püüdke kujutada ette, et Sita on ääretult emotsionaalne inimene ja minu puhul, kes mind teavad, siis harva te näete minus emotsionaalsust. Et püüdke seda siis ette kujutada tema kaudu läbi minu. So I was talking about the emotional part. Yeah, sure. Okay. So, dear Marianne, dear Sven, dear Reid, dear Merle, dear Kadri, dear friends, I could greet a lot of you because I'm so pleased that I'm back here again. You had a fantastic 20th anniversary last year. Tundub, et tõlge ei ole vajalik. I see no interpretation is needed. Okay. Sita väljendab oma heameelt, et ta saab taaskord siin olla ja mainis ka ära selle, et Kadridel on 20. sünnipäev, mille üle tal on eriti hea meel. And you know, when they asked me, even arriving last night, midnight, how I should wish to come here, and I said very easily, I come with the bus because I just would like to feel how you are in the morning, and this is a great opportunity for me to say good morning. Kui ta eile õhtul saabus, siis ta mõtles selle peale, et kuidas oleks kõige parem siia tulla ja ta leidiski, et see koos teiega ühises bussis tulles on just see kõige parem viis. Et see on see võimalus, kus ta tõesti saab öelda hommikul teile tere hommikust ja näha, kuidas te tõeliselt ennast tunnete. And of course, I also have a proper memory, and I told Marianne that I remember this big store in which we collected signatures against the forced prostitution in 2006 with a very famous gender-sensitive football player. Ja kuna Sital on endiselt hea mälu, siis tal on meeles ka see kaubanduskeskus, kus nad 2006. aastal koos Naiskoguga Kadri korjasid allkirju siis sunnitud prostitutsiooni vastu. Ja nendega oli kaasas ka üks jalgpallur. Kes see oli? Martin Reim oli see jalgpallur. And of course, today when we arrived, it was rain, but never mind, because you were ready to protest and to show why we are here today, just to talk about the gender pay gap. Close it. Ja vaatamata sellele, et täna hommik oli vihmane, olete te kõik ikkagi valmis siin kohal ja rääkima teemal, milleks siis on palgalõhe ja kuidas me selle palgalõhe väiksemaks saame või veel parem ära kaotame. And of course, we all know that we have 45 days left for the next European parliamentary election. And of course, I'm happy and honored to be here at the European campaign, even of the Estonian Social Democratic Party, giving power to women. Sven, thank you very much.
Ja sital on hea meel olla siin 45 päeva enne Euroopa Parlamendi valimisi ja seda rõõmsam on tema meel, et Sotsiaaldemokraatlik erakond on andnud naistele võimaluse oma nimekirjas olla siis tugevatel positsioonidel ja selle eest ta tänab Sveni. Which means that Sven listened to PES women, because most of our party leaders understood that we have two positions: to nominate excellent women for the next European parliamentary list, and thanks, you are in government, part of the government, and Helen is the minister, so it is really that he's an engaged, pro-passionate feminist, I would say. Ja see tähendab, Sveni puhul tähendab see siis seda, et tal on oskus, mida võib-olla vähestel poliitikutel on, oskus kuulata ja oskus nõu küsida. Ja see tähendabki, ja see näitabki seda, et Sven on kuulanud naisorganisatsioonide ja teiste nõuandjate siis soovitusi ning on kaasanud naisi ja hea näide on ka Sveni kõrval olev minister Helmen Kütt. Because he understood that if he would like to win the European parliamentary election, you need to talk to the 100%, not to the 48%. 48% means man, 100% means women and man. Selleks, et valimisi võita, et Euroopa Parlamendi valimisi võita, tuleks tegelikult ju pöörduda kogu rahva poole, 100% poole, mitte ainult siis osa, ehk siis 48% poole, mis on mehed. 48 pluss 52 on 100, nii et räägime ikka kõigiga. And of course, the latest studies also shows that women tend to vote for the Social Democrat, but we have to make sure that we are capable to send proper messages for them. Ja viimased uuringud näitavad seda, et naised valdavalt eelistavad sotsiaaldemokraatide poolt hääletada, mis tähendab siis seda, et me peame leidma ka need küsimused ja vastused, millega me naiste poole pöördume. And of course, our party family has been always frontrunner of women's rights issues and gender equality. But despite all the achievement and fights, women do not feel that at European level we can make difference. Even we did a lot, but we have to explain what we did. Ja vaatamata sellele, et sotsiaaldemokraadid on seda eesrindlik jõud, mis puudutab siis meeste ja naiste kaasatust, peame me siiski ka Euroopa tasemel ikka veel selgitama, et mis me teeme, miks seda kõike vaja on ja meil on seal ikkagi veel väga pikk tee edasi minna. And of course, what is similar in Kadri or with my Hungarian women organization, that women of Europe, the same rights and the same fights. Ja mis ühendab siis erinevaid naisorganisatsiooni, näiteks meie Kadrisi siin ja Sita enda kodu naisorganisatsiooni Ungaris, on see, et meil on ühed ja samad küsimused, ühed ja samad võitlused pidada. And of course, it is extremely important when prior to this European election, of course, I'm so pleased to greet now Marju Lauristin, who is heading the list, which means that your party understood how important to put women on top position, like Elena Valenciano from PSOE, Corina Cretu from Romania, the two Belgian party, Mariana Arena and Kathleen, from Cyprus, Eleni, from Luxembourg, Madi Delvaux, Sweden, Maria Ulskog, Italy, 5 women on the top list, and then in Ireland the same, 3 women on the top list, in UK 8 women out of 11. So which means that our women organization could succeed to make a good changes in Europe. Ja siit avaldas siis head meelt, et Sotsiaaldemokraatlik erakond Eestis on nimetanud Marju Lauristini oma siis Euroopa Parlamendi valimise esikandidaadiks ja ta tõi ka rida näiteid, millistes riikides on siis sama tehtud. On siis Hispaania, Rumeenia, mõlemad Belgia nimekirjad, Belgias on teatavasti 2 nimekirja, Flaami ja Vallooni nimekiri, Küpros, Luxemburg, Rootsi, 5 nimekirja Itaalias, 3 nimekirja Iirimaal ja siis Ühendkuningriikides 8 nimekirja 11. Lihtsalt selgituseks Itaalias, Iirimaal ja Ühendkuningriikides on siis süsteem natukene erinev kui meil, et meil on siin teatavasti 1 ringkond, seal on lihtsalt need ringkonde rohkem.
ja see tähendab ka seda, et meie naisorganisatsioon ja naisorganisatsioonid üle Euroopa on olnud võimekad ja neil on midagi öelda ning need saavutused on kindlasti ka nende saavutused. We have 4 countries, Austria, France, Portugal and Netherlands, when we have 50% or more women on the list for the European election. Germany, your party, the Polish sister parties are almost close to 50%. Ja teised positiivsed näited on siis Austria, Prantsusmaa, Portugal ja Holland, kus on nimekirjas 50% või enam naisi. Ja teised, kes sinna sellele 50%-le lähedale jõuavad, on Saksa Sotsiaaldemokraatlik erakond. You have mentioned here Lithuania. Lithuania as well, but of course you made on the winnable place, of course you have Estonian. Siis, et veel kord meid ära mainida, Leedu ja Poola sotsiaaldemokraatlikud erakonnad. And of course, as I just would like to repeat, this is really thanks for Kadri here that you could achieve this. So now there is no other things just to win the election. Ja see on kahtlemata suuresti tänu naisorganisatsioonile Kadri ja nüüd on siis jäänud ainult see üks selline lihtne lühike sammukene, et tuleb valimised ära võita. But I also would like to inform you, it is also very important, beside the fact that we have experienced women, to have young women in the next European Parliament as well. So Kaisa Penny, who is the president of YES from the Finnish list, and Kati Piri, who is, by the way, half Hungarian, she is also on a winnable place on the Dutch list. Ja nagu ikka, et ühelt poolt kogemused ja teiselt poolt noorus, et on ka tähtis, et naiste hulgas oleksid noorema poole esindajad ja ta mainib siis Kaisa Pennit, kes on soomlane ja kes on siis Euroopa noorte sotsiaaldemokraatide president ja Kati Pirit, kes on siis Hollandi nimekirjas ja kui need inimeste mainimine on siis selle mõrast ka oluline, et nad on ikkagi valitavatel kohtadel, et nad ei ole kuskil nimekirja lõpus. And of course, by bringing committed women to our list is also engaging our party to reflect the society we live in and to give women a central role here in Estonia and in the other places. And that's why it is extremely important for me that my sister Marianne, who is representing you in the PS Women Executive, she is also on the list. But by the way, she's doing a good job as a member of National Parliament as well. Ja võimaldades siis naistel, pühendunud naistel kandideerida sellistel positsioonidel, kust on võimalik osutuda valituks, tähendab tegelikult seda, et üks erakond kuulab seda, mis ühiskond talle ütleb ja nii-öelda reflekteerib või peegeldab siis ühiskonnast tulenevaid sõnumeid. Ja selle üle, since the paragraph was so long, now I lost the part of it, but I'm trying to read. Ja samuti, eks ole, märkida ära ka seda, mis toimub meil rahvusriigi tasandil, et näiteks Marianne Mikko, kes on kaitsekomisjoni esimees Riigikogus, mis on samuti oluline märk sellest, et me kuulame ja saame aru, kuidas ühiskond toimib. And of course we have good examples that we have a parity government in Italy, the new government, and then of course we have a parity government, the new reshuffled government in France. We have also a parity government, and I just would like to remind ourselves that was Zapatero, the Spanish prime minister, who also had a parity government. So we have really positive examples for our party family. Ja mõned positiivsed näited veel sotsiaaldemokraatlikust perekondadest, kus siis on valitsuses olles on kasutatud seda pariteetsuse mõõdet, tähendab siis seda, et pooled ministrid on naised, pooled ministrid on mehed ja mainimaks selleks, et need riigid on siis Prantsusmaa ja nüüd siis Itaalia uus valitsus ja mõned aastad tagasi, kui sotsiaaldemokraadid juhtisid Hispaaniat, siis ka seal oli samasugune praktika. And of course, I'm very happy to greet Sirvi because I think it's very important that was not us Social Democrats who had 40%. Liberals had more women in the parliament and Green has even more women. But of course, the question, what happened with these women in the leadership? Because within our group, the leadership, we have 50% women and 50% men. This is unfortunately not the case with every group, I would say. Ja siit on hea meel siin tervitada ka proua Siiri Oviiri ja teha selline väikene kummardus liberaalide ja roheliste suunas, et vaatamata sellele, et sotsiaaldemokraadid on Euroopa Parlamendis
40%-ga, naiste esindus on 40%, siis rohelistel ja liberaalidel on see veel suurem, aga nüüd, kui hakata võrdlema nende juhtimist tasandit, siis sotsiaaldemokraatid teevad taas silmad ette, kuna sotsiaaldemokraatide juhatuses Euroopa Parlamendis on 50-50. And of course we have the recipe. We can do better if we can demonstrate that not only do we give women a voice, but we deal with the issue that matter to women and women destiny. Ja mitte ei ole siis küsimus ainult sellele, et naistele tuleb anda võimalus rääkida või sõnaõigus, vaid me peame ka tegelema nende teemadega, mis tegelikult naisi huvitavad ja mis on naiste enda seisukohalt tähtsad. And of course, I just would like to talk a little about the deep economic, social and moral crisis that we have in Europe. Ja siin ma tahaksin rääkida Euroopa kesisest majandusolukorrast ja sellega kaasnevast sellisest moraalsest allakäigust. And I would say that this crisis affected women more than men. Ja siin tasub rõhutada, et see kriis on naisi halvemas mõttes rohkem mõjutanud kui mehi. And of course I should ask you the question, who caused the crisis, men or women? I believe that you know the answer. Man dominance caused the crisis. Ja nüüd loomulikult peaksime siin esitama teile retoorilise küsimuse, et kes selles kriisis siis süüdi on, et kas mehed või naised? Ja vastus sellele on ilmne, et selle kriisi korraldasid mehed või õigemini meeste domineerimine. And who has to solve the crisis? What do you think? Women or men? You know the answer. Women. Ja teine retooriline küsimus siia järgi, et kes selle kriisi peavad siis lahendama, kas mehed või naised? Ja vastus sellele on, et naised. And actually just to give you one figure that, the public sector were affected very much by the crisis, and of course women work 70% of the public sector. Ja kui me vaatame, millist sektorit, siis see kriis mõjutas enim, see oli avalik sektor, ja kui me vaatame, kuidas avalikus sektoris on meeste ja naiste töökohad jaotunud, siis 70% avaliku sektori töökohtadest kuulub naistele. And of course this is unacceptable for us, for Social Democrat, that the Commission explains that women used to be called in when demand was high, but are now sent back home when demand contracts is low. Meanwhile, we need to be 75% on the labor market just to survive. But the problem is that when you have 75% men on the labor market, we have to work on very hard to have women 75% on the labor market. Meanwhile, we are only 62%. It's not there. It's not there. Ja seetõttu ei saame ka olla tegelikult rahul selle Euroopa Komisjoni lähenemisega, et siis kui majandusel läheb hästi ja tööjõunõudlus on suur, siis kutsutakse kõik naised tööle ja siis kui majandusel ei lähe enam nii hästi ja vaja on kuskilt kärpima hakata, siis on naised esimesed, kellele ust näidatakse. Ja kui me vaatame siis aktiivsust tööjõuturul, 75%, ma natuke kaotsin, kas keegi saab 75% and 62% of women on the labor market, 75 men and 62% of women, and we need to achieve the 75, but men already achieved. Et meeste siis tööjõuturu aktiivsus on 75% ja naistel on see kõigest 62,9% ja me peame tegelikult selles suunas liikuma, et ka naised jõuaksid selle 75% peale. And I just would like to remind ourselves that the European Women's Lobby prepared a study that shows that women are more likely to be fired during the economic crisis. Ja veel kord siis üle rõhutada seda, et kui on majandusraskused, siis naiste tõenäosus töökoht kaotada on oluliselt suurem kui meeste oma. So when jobs are scarce, men are seen as more legitimate breadwinners. Ja kui töökohti on vähe, siis mehi koheldakse tihedamini, kui breadwinner on siis leiva lauale tooja või peretoitja. And of course, when the reason why we are here and you are having this whole week campaign on the gender pay gap, because the gender pay gap is the highest here in Estonia. Meanwhile, you had 60% women who leaves university, you have more women, more talented women on the labor market, but women has to work 100 days more to get the same salary. This is an inequality, and that's why I am so proud of your 5.5 recommendations. Aplausi koht on nüüd.
Okay. See, miks me siis siin oleme, et veel kord üle rõhutada, mida ka Marianne oma kõnes puudutas tegelikult, siis Eesti on Euroopa Liidu esirinnas tagantpoolt, mis puudutab palgalõhet, 28% teenivad naised vähem kui mehed. 30, mul on siin 28 kirjas, 30. It's 30%, not 28. 30%. Ja mis see tähendab tegelikult reaalsuses, see tähendab seda, et naised peavad 100 päeva rohkem töötama aasta jooksul, et saada samad taset, mis meestel on. Ja seetõttu on sita eriti hea meel ka selle 5 punkti üle, mida meie naisorganisatsioon on. And of course, that's why we are having this campaign on European level, and I'm happy that Mario also listened to me, because she's going to run this campaign in Europe when she's elected, because we really would like to get a commissioner who deals with gender equality. We have a proper demand, because if we try to close the gender pay gap, not too much happens, so we need somebody who is taking care of that. Ja seetõttu on oluline, et me kõik seda võitlust edasi kanname ja hea meel, et Marju on siin ja kuulab meid ja kui Marju on osutub valituks, siis ka tema peab olema üks osa sellest võitlusest. Käsi püsti, Marju! Ja palgalõhega võitlemisel pelgalt sõnadest ei piisa, et meil on vaja selgelt tegusin ette näidata ja seetõttu on ka siin ettepanek selline, et komisjonis, Euroopa Komisjonis siis võiks olla üks vastutav volinik, kes selle teemaga tegeleb päevast päeva. And of course, PES women learn from the best practices, because ZCAN, the Belgian sister organization, started this campaign, and 2007, that was our women organization who organized this campaign. But we understand that women are still very much interested on this topic. So that's why we put it on the agenda for the European parliamentary election. Gender pay gap, it's time. Ja seetõttu me alustasime 2007. aastal, kui Belgia naisorganisatsioon ZCAN sellega alustas, siis me olime kiired õppijad ja oleme juba aastaid võidelnud palgalõhe vastu ning seetõttu on ka nüüd 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel see teema meie programmis tugevasti esindatud, et see tähendab võrdne palk on aeg. And of course, last June, when we had the PES Council meeting in Sofia, we launched this campaign. And of course, we have 3 proper commitments. Ja selle võrdne palk raames on meil 3 ettepanekut. Ja see võrdse palga siis initsiatiiv sai alguse eelmise aasta suvel Sofiast. So the three goals: a common target to be established in order to reduce the gender pay gap by 2% per year and per member states for all age groups, monitored by audits at the European level. Nii, esimene punkt on siis see, et me peame kokku leppima ühises eesmärgis, milleks on vähendada palgalõhet 2% võrra aastas kõikide vanususgruppide lõikes ja seda siis jääks monitoorima, seda vaadeldakse, monitooritakse, kontrollitakse Euroopa tasemel. But of course we need clear and decisive sanctions in the European legislation in case of non-fulfillment of the objective. Ja loomulikult igasugused eesmärgid on väga head, aga kui eesmärkidesse suhtutakse lõdvalt, siis selleks on vaja ka mingisuguseid sanktsioone, nii et meil on vaja teiselt poolt ka seda piitsa poolt. And how can we reach this? Because we have 28 different commissioners. We, as PES women, really would like to have one commissioner for gender equality and women's rights to be fully engaged on this issue as of 2014. Giving women the economic power goes hand in hand with giving women the social empowerment. Ja kolmas ettepanek, siis mis juba kord kõnest läbi käis, on see, et me soovime, et 28 Euroopa Liidu volinikust üks oleks see, kes vastutab soolise tasakaalu ja naiste õiguste eest ja seda siis juba 2014. aastast alates. Ja see tegelikult tähendab seda, et kui me anname naistele võimaluse ja majandusliku jõu, siis see tähendab ka tegelikult seda, et me nende võimalused ühiskonnas suurenevad. And of course we have to be also realistic what happened on European level, that because we had the public budget cuts, which weakened and dismantled programs, bodies and funding promoting women's rights and gender equality at both national and European level, or be it because of right-wing government turning the clock back for women.
Ja jällegi nendel rasketel aegadel, kus on eelarvekärped ja erinevate programmide vähendamised, siis nagu siin kõne alguses ka mainiti, et see on just see koht, kus naised said kõige rohkem pihta. Ja siin tasuks tegelikult natukene näppu näidata nendele Euroopa erakondadele, kes on siis spektrist paremal pool. Ja nemad on keeranud kella naiste jaoks oluliselt tagasi. And of course, what is extremely important that our group prepared a program, our alternative vision for the progressive Europe in the world, because I think it's extremely important to know what we Socialists and Democrats achieved over the last 5 years in the European Parliament. Ja siin sita käes on siis Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide brošüür, milles on kirjas siis viimase 5 aasta saavutused ja meie töövõidud. And of course we have an alternative vision, concrete program for the first 100 days, because we have to show credibility for our citizens that we know what to do and how to do with great sisters like we have here in the room. Ja teine asi, et üks asi on tagasivaatav, teine asi on edasivaatav, et Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraadid on valmistanud ette ka 101. päeva plaani, mis siis näitab seda, et me tegelikult oleme võimelised ka Euroopat juhtima. Koos meie naisorganisatsioonidega. But how can be the leading force in Europe? We needed a presidential candidate for the next European Parliamentary Commission. This is Martin Schulz, who is the current president of the European Parliament. Ja et see kõik saaks võimalikuks on meil vaja ka poliitilist üksmeelt ja juhtimist. Ja Roomas siis natuke enam kui 6 aega tagasi valisid sotsiaaldemokraadid enda Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks praeguse parlamendi presidendi Martin Schulzi, kes on Saksa sotsiaaldemokraat. We PES women supported Martin Schulz, but we had a very clear request from him and the commitment. Me siis PES-i Euroopa sotsiaaldemokraatide naisorganisatsioon toetas Martin Schulzi kandidatuuri, kuid seda väga selgel tingimusel ning temalt lubadust küsides. We support you, but the president of the European Parliament or the next group leader of the Socialists or Democrats has to be a woman. Ja me toetame sind tingimusel, et kui Martin Schulzist saab Euroopa Komisjoni president, siis kui sotsiaaldemokraadid saavad näiteks kas Euroopa Parlamendi presidendi koha või siis valivad isekeskis fraktsioonijuhi koha, siis see peab kuuluma naisele. And you can imagine how happy I was when he said in Rome or party congress when he was elected. In 5 years, I want to say that we are closing the gender pay gap and more women are holding top jobs because I want my daughter to have the same opportunities my son has. Ja Martin Schulz oma kõnes Roomas natuke rohkem kui 6 aega tagasi ütles siis järgmist, et 5 aasta pärast ma tahan olla kindel või tahan julgen öelda, et me oleme siis palgalõhe likvideerinud ja rohkem naisi on tippametipossidel. Ja seda kõike sellepärast, et ma tahan, et minu tütrel oleksid samasugused võimalused nagu minu pojal. So it was extremely important that he understand that this is not a women issue. It's an issue of the society, which affects women and men. Ja see on oluline märk sellest, et ta sai aru, et tegemist ei ole ainult pelgalt naiste küsimusega, vaid küsimusega kogu ühiskonnas, mis mõjutavad nii naisi kui mehi. So dear friends who are here on a Sunday morning, actually, I would say that our commitment and engagement is very clear. I'm sure that you are the great voice and platform for women and some men who are also here in the room because we need them as well, who has to pass the message. Ja mul on hea meel, et te olete pühapäeva varasel pärastlõunal või hommikupoolikul tulnud siia, mis näitab tegelikult seda, et me oleme kõik pühendunud ja me tahame selle teemaga tegeleda. Ja ka eriline selline väike kummardus nendele meestele, kes siia saali on tulnud. Et me ajame ka mehi, mitte ainult naisi selle küsimuse lahendamisel. So I strongly believe in Kadri and strongly believe in you and strongly believe that you will have a little strong
army from Estonia, great women who will bring your voice for the next European Parliament. So let's fight together, let's make the election victory, let's make Martin Schulz to be our next commissioner, and let's make sure that the president or the group leader will be a woman. We deserve to get a top position as women from Europe to make it. Ja ma lõpetuseks tahan öelda siis seda, et ma usun kadridesse, ma usun meie naistesse, ma usun meie organisatsioonidesse ja me peame kõik tegema üheskoos tööd, et meie sõnum jõuaks Euroopa tasandile ja me peame üheskoos pingutama selle nimel, et me võidame Euroopa Parlamendi valimised, et Martin Schulzist saab järgmine komisjoni president ja et meie naised oleksid ka siis kõrgetel kohtadel Euroopa otsustajate seltsis. And now our job, tuld palgalõhe. Ja nüüd siis tuld palgalõhele. And great clap hands for him because he knows it's not easy to interpret me.